Ma olen matemaatikas halb on fraas, mida kuuleb kogu aeg nii lastelt kui täiskasvanutelt. Tegelikult ütlen seda siiani ka ise. Kuid teadlased ütlevad, et matemaatika ärevus algab sageli juba 3. klassis ning võib mõjutada enesekindlust, karjäärivalikuid ja akadeemilist edu veel aastaid. Nii et minu järgmine külaline usub, et probleem pole õpilastes, vaid selles, kuidas matemaatikat õpetatakse. Vaid 23-aastaselt sooritas ta Iisraeli kõrgeima taseme matemaatika lõpueksamid. Seda on isegi 16-aastaselt raske hääldada ja nüüd omandab ta magistrikraadi matemaatikas. Nii et minuga liitub nüüd Rafael Bernard. Sa oled Veidikli asutaja. Rafael, aitäh, et täna minuga liitusid. Kas sa saad palun öelda, miks nii paljud lapsed otsustavad juba nii noores eas, et nad on matemaatikas halvad? Jah, ma arvan, et probleem on selles, et kui oled esimeses või teises klassis, siis enamik õpilasi tead küll saavad kasutada oma sõrmi, saavad lugeda. Tead, see on lihtne liitmine, see on väga lihtne. Ja nad näevad seda ning see ei ole abstraktne, see on nende jaoks väga selge. Ja siis, kui jõuad veidi abstraktsema tasemeni, kus on vaja teha keerulisemat liitmist või lahutamist, siis peavad nad seda juba vaimselt tegema ja nad ei näe seda enam nii selgelt. Ja me näeme, et paljud õpilased kannatavad mitmel erineval moel. Ma ei saa seda nii lihtsalt teha. Mul ei ole lihtsat viisi. Ma pean ja nad hakkavad end defineerima, kui ma ei ole selles hea. Ja nad ütlevad, ma ei ole matemaatikas hea. Ja see ongi probleem. Nad panevad endale alguses sildi külge ja annavad endale selle tiitli, et see ei ole miski, milles ma hea olen. Ja siis nad eemaldavad end vaimselt. Nad eemaldavad end vaimselt sellest ainest. Ja see jätkub ning tekitab aina suurema ja suurema lõhe. Nii et see muutub rohkem enesetäituvaks ennustuseks, et lapsed hakkavad ise sellesse uskuma. Te olete välja töötanud õppemeetodi, et nende hirmudega toime tulla. Kas te saate sellest meetodist rohkem rääkida? Jah, me nimetame seda Trick First Explore Later meetodiks. Ja mida me teeme, on see, et tuleme koos oma juhendajatega klassi. Töötame kuni 15-liikmeliste õpilasgruppidega. Ja mida me teeme, on see, et näitame neile mingit lahedat trikki, midagi, mis teeb asja lihtsaks, arusaadavaks ja võimalikult lihtsaks. Kõik need asjad, mida sa näed internetis, sotsiaalmeedias ja sa mõtled, kuidas nad seda tegid. Ja me anname neile edutunde ja me anname neile selle tunde, et mis see töötas. See on nii lihtne ja sa näed, kuidas lapsed mõtlevad, et kuidas sa seda tegid, las ma proovin ja sa annad neile edutunde. Ja kui sa oled seda edutunnet mõnda aega kasvatanud, siis annad neile ka midagi, mis ei tööta. Minu arvates on matemaatika tööriist. See on lihtsalt tööriist, mis aitab parandada sinu mõtlemist, arendada analüütilist ja kriitilist mõtlemist. Ja kui sa äkitselt annad neile meelega olukorra, kus see nipp enam ei tööta, aga nad on juba piisavalt enesekindlad, et küsida, miks see nüüd ei töötanud. Ja nad määratlevad probleemi ja see on hea, see ei peagi kogu aeg töötama. Nad hakkavad probleemi määratlema, nad hakkavad probleemist üle saama. Äkitselt on see nagu, mida mul nüüd vaja on, et see nipp töötaks. Kuidas ma tegelikult selle tööle panen? Sest see, mis mul praegu on, ei sobi kokku sellega, mida ma enne nägin. Ja nad määratlevad selle korralikult koos meie juhendajatega. Nad määratlevad selle korralikult ja siis nad saavad probleemist üle. Ja äkitselt töötab see jälle. Ja see on imeline. Ja lapsed on nagu, vau, kui geniaalne. Nii et seda ma pidin tegema. Aga nad julgevad küsimusi küsida. Ja see on kõige tähtsam. Nad julgevad küsimusi küsida. Ma nimetan seda matemaatika enda mängustamiseks. Mitte ainult selle ümber oleva kogemuse mängustamiseks. See ei ole lihtsalt nii, et lahenda see matemaatika ülesanne ja saad 10 punkti. See ei ole nii. Mida meie tunnis lapsed tahavad teha on, anna mulle veel üks ülesanne. Las ma proovin uuesti. Ma tahan veel matemaatikat teha. Matemaatika ise ongi lõbus. Nii entusiastliku õpetajaga on aru saada, miks inimesed ja eriti lapsed on jälle matemaatikast elevil. Kas sa tõesti näed, et lapsed naudivad seda nüüd? Absoluutselt täiesti nõus. Ma kuulen oma juhendajatelt pidevalt lugusid, kuidas mõni õpilane jooksis nende juurde vihikuga. Tule, ärme jäta tundi vahele. Ärme jäta minutitki tunnist vahele. Nüüd on nii, et Iisraelis algab meil varsti suvevaheaeg. Ja mul on õpilasi, kes küsivad suvekooli järele. Nad küsivad suvekooli ajal kord nädalas tundi. See on lihtsalt uskumatu. Ma olen selle üle nii rõõmus. Ja kõik juhendajad tunnevad täpselt sama. Äkitselt on õpilased palju avatumad.
ja just sealt tuleb isahüvena parem mõtlemine. Noh, selle põhjal, kuidas sa räägid, tahaksin isegi sellele suvekoolile registreeruda. Loodetavasti võetakse sinu meetod üle kogu maailma kasutusele. Rafael Bernard, Veedikli asutaja, suur aitäh, et täna minuga koos olid. Aitäh!